Kuna jõudsime Kobani alles hilisõhtul, siis linnaga pikalt tutvuda ei jõudnud ning järgmisel hommikul vurasime juba edasi Florese suunas. Me vaatame hommikusööki, siin peaks olema mingi veits nagu iseteenindus, aga hinna sees olev hommikusöök. Täna on jah vihmane esimest korda tegelikult. Näeme päriselt vihmasadu. Õigemini praegu ei näe, aga kuulsime toast. Kobani tasuta hommikusöök. Midagi pole laua peal. Kohvi peaks olema, see on väga hea, kohalik. Kohalikult kohvifarmist. Paistab. Siis sõidame Florese poole kohe. Peaks olema jälle mingi 5-tunnine sõit. Haige, köha. Peab minema rohtu otsima. Üks variant oli sõita megasuure ringiga mingi 8-9 tundi, mis on siis vist parem tee ja siis on see meie otsetee. See on 4-5 tundi läbi džungli, aga pidi olema okei, üks praami ületus on. Jah, see peab maksma. Ja suhteliselt lähedal kohati Mehhiko piirile isegi. Mägesid ei tohiks nii palju enam olla, kui eile oli. Jah, et me läksime läbi kõige hullema mäestiku. Et ma loodan, et see rendiautofirma ei näe, mis me tegime selle autoga, sest see auto näeb välja praegu nagu mudakäkk. Jumal tänada, et me saime selle nii-öelda tasuta upgrade'i, sest et selle väikse junniga me ei oleks mitte midagi teinud. No kaljude vahel seal olid näha, oli alles olnud nagu mudalaviinid ja tee oli täiesti kokku vajunud ülevalt alla. Mägi oli tee peal ja siis oli nagu uuristatud käik sisse, aga kive ja kõik oli täis, et me pidime mõnes kohas lausa ronima üle kivide kuidagi, et see oli täiesti hullu maja. Pärast mõnusat kohalikku hommikukohvi asusime Florese poole teele. Mennutasime eilseid mägiteid ja lootsime, tänane otsetee on natuke leebem. Kaardi järgi on mäed ju selja taga ja ees ootab võrdlemisi kerge sõit läbi kohviistanduste põhja poole. Ka kliima hakkas vaikselt troopilisemaks muutuma. Sõitsime siis läbi selle Chisaki linna ja esimene kohtumine oli kohaliku politseiga. Kes tahtis näha meie lubasid ja küsis, kuhu me lähme ja kus me tuleme ja mis auto meil on ja mis ta veel küsis. Ja ta küsis, kas rendi auto? Ja. Kus me pärit oleme? Aga oli sõbralik. No nii, jõudsime praami juurde. Või täpsemalt parvekase juurde vist. See käib vist mingi iga 20 minuti tagant. Natuke maksab ja siis saab teisele poole üle. Saime parve peale. Päris kiirelt saime. Tähendki ootame eriti. Ja praami ületus. Kohe peaksime ületama siin mingisuguse silla ja jõudma oma saarekese peale, kus meil ööbimine on. Peame parkimist hakkama otsima. Oleme jõudnud Floresesse, aga ei ole kindel, kuhu parkida. Panime korraks siia, siin on 2 tundi lubatud ja vaatame, milline see meie hotell on. Peteni järve peal asuv saareke Flores on linn, mida paljud turistid külastavad, kuna vaid tunnise sõidu kaugusel asuvad suursugused maiade varemed ehk Tikal. Flores on aga iseenesest vaatamisväärsus oma ilusate värviliste tänavatega ning loetakse üheks ohutumaks ja rahulikumaks linnaks Guatemalas. Floreses lubasime endale veidi luksuslikumaid lõuna- ja õhtusööke ning sente lugema ei hakanud. Pärast 2 meeletut sõidupäeva oli suurepärane tunne korraks end vabaks lasta ja hinge tõmmata. Sel korral võitsime võidujooksu valgusega ja saime nautida mõnusat järveäärset loojangut ning ainulaadset kohalikku Afena perekonnast pärit valget kala Blanco. Soovitame soojalt. Sellest ei ole telefonist, kes paneb kulusid kirja. Jah. Ja võin ka arvata.
väga vinge vaatega Airbnb. Põhimõtteliselt puutu muidu. Meil on veel üleval oma väikse rõduga vaade järvele ja Päike loojus nüüd nii kiirelt ära, et homme jälle. Saare turvalisusest annab aimu see, et puudusid täielikult müürde ja relvastatud valvuritega hotellikompleksid, mis mujal Guatemalas väga tavalised on. Samas, kuna saareke oli nii väike, siis oli päris keeruline parkimist leida. Paljudel järveäärsetel hotellidel ei ole lihtsalt võimalust parkimiskohti pakkuda ja auto tuleb jätta mõnele kõrvaltänavale. Floreses oli plaan peatuda 2 ööd ja kiiret ei olnud enam kuhugi.